täna siia Artur Sirgu ausamba avamisele. Te teate paljud teist või kõik teate ühte ütlemist. Tahtsime küll hästi, aga välja tuli nii nagu alati. Selle ausamba puhul aga on asi läinud hoopis teisiti. Tahtsime hästi, aga välja tuli veel paremini. Nimelt esimene plaan, esimene mõte. Artur Sirgu, meie kihelkonna, Ambla kihelkonna mehe ausammas püstitada oli Ambla kalmistule vabadussõja ausamba juurde, kus on paljude teiste vabadussõjas osalenute mälestusmärk ja nimed. Selleks aga meie vajalikku kooskõlastust ja luba ei saanud. See oli variant esimene A. Siis oli mõte, püstitame selle Artur Sirgu ausamba tema vanemate kalmule, mis on Ambla kalmistul siin surnuaias Kadri lähedal. Ka seal tekkisid omad küsimused ja omad probleemid. Ja lõpuks on Artur Sirgu ausammas jõudnud siia Ambla pastoraadi parki nende iidsete põliste puude alla väga auväärsele ja väga silmapaistvale kohale. Miks on läinud selle ausambaga siis paremini, kui oli mõeldud? Nimelt oleme saanud siia pastoraadi parkiga lipumasti meie riigi lipuga. Ja kuigi seda mõtet, seda plaani on kogudus pidanud juba mõni aasta, on see nüüd saanud avatud õigel ajal ja heisatud täna meie rahvuslipp siia lipumasti esimest korda. Selle tõttu tahan südamest ka tänada kõiki neid, kes oma panuse on andnud, oma annetuse on andnud, oma toe, oma abistava käe, oma organiseerimise ka lisaks Artur Sirgu ausambale ka siin Ambla koguduse lipumastile. Ja me kuuleme ausamba õnnistamise talituse lähteks kõigepealt Jumala sõna. Jumala sõna Uues Testamendis apostel Pauluse kirjas roomlastele, kus apostel Paulus kirjutab, mis me siis ütleme selle kohta, Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu. Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide ees, kuidas ta ei peaks siis koos pojaga meile kõike muud kiitima. Kes võib süüdistada Jumala valituid?